Tere riigile, täna on 5. detsember ja põhjus, miks mind ei ole olnud näha ei mu tavakanalil ega mu vlogikanalil. Vlogikanalil seepärast, et nagu ma jäin vahepeal haigeks ja meil oli kool ja mitte midagi nii huvitavat toimunud ja ma mõtlesin, mul ei ole mõtet vlogida, kui ma mitte midagi ei tee ja olin haige ka veel. Ja tavakanali sellepärast, et minu arvuti läks katki. Et ma sain eile kätte uue aku oma arvutile. Üks maailma parim asi, mis juhtus sellel nädalal. Mul on too, et ma pean teid nagu kursis hoidma, mis sellel nädalal on juhtunud. Kui keegi teist vaatab Fox Life'i ja Fox'i, siis selline saade nagu Kummituse lausa tegi comebacki. Ma vaatasin seda... Oota, ma panen teleka vaiksema. Ma vaatasin seda saadet umbes mingi 3 aastat tagasi. Ma hullult fännasin seda. Ma vaatasin seda kogu aeg. Ja nagu kujutad ette, mis tunne see on, kui järsku teeb siis üks comebacki, et see tuleb tagasi. Update, kell on nüüd täpselt kohe 5 ja me käisin missi juures, ma parandasin ära arvuti, nüüd see töötab ning et nüüd on mul väga palju editimist teha täna õhtul, sest üle pika aja pole minu arvuti töötanud, aga jah, ma teen seda. Aga ma arvan, et see on kõik tänaseks vlogiks, ma jätkan editimist ja kuna see vlog on kokku pandud homse vlogiga, siis jah. Täna on 6. detsember ja kell on 1:30. Ma tegin pilte oma kaameraga natuke aega tagasi ning et ma pean veel neid sorteerima. Ja muidu ka mitte midagi väga erilist ei tee. Üritan otsustada, kas filmida või mitte, sest ma peaksin filmima järgmiseks nädalaks, aga ma ei ole päris kindel. Ma tegin ennast kõik valmis, juuksed ei teinud ära, ma tegin kõik valmis, et ma olen valmis filmima ja siis ma otsustasin, et ma ei viitsi filmida, nagu ma ei taha filmida, sest ma ei tea, mida filmida. Ja nagu ma tean, et ma ei jõua seda videod edititud ikka järgmine nädal, sest teil on nii palju õppida. Ja siis homme on Kati sünnipäev ning et ma võtan talle ka õhupalli. Jah, tema tõi mulle selle õhupalli ning et ma toon talle ka. Ja jah, vaatame, mis ma veel talle kingin. Seda vaatame koha peale, ma arvan, poes. Me lähme Rokka. Jah. Me lähme Katile õhupalli ostma. Jah. Ja meil on paari... Jah. Ja meil on paari asja veel tarvis. Jah. Update. Oi. Sorry, et ma natuke failisin poes vlogimises, aga ma olin lihtsalt väga keskendunud Katile. Sünnipäeva kingi õhupalli leidmises. Ma leidsin talle. Okei, oota. Selle suurust ei saa võrreldagi sellega, mis ta mulle tõi, aga siukese õhupalli, see on nii armas minu meelest, see on nagu roos ja siis seal on veel roheline see, mis on nagu vars, aga see-eest leidsin ma talle veel palju nuumisi asju. Kõigepealt sain ma siukese koti, see on nagu, just ei näe seda õigetes värvides, see on siuke hot pink, kohutavalt meeldib see. Siis sinne sisse sellise nummielevondi, oh my god, see on minu arust nii armas. Vaadake, tal on... Okei, ma ei ole enam kindel, kas see on elevant ja ükssarv. Kes on elevant? Tal on nii suured kõrvad. Igal juhul läheb see siia sisse. Ja siis on need kommid, mis ma ka panen siia sisse. Ja siin sees on vist kaart ka. Näed, jah. Ja kaart on siis selline. Ma kaardi seest veel kaunistan ja kirjutan ise ära ning et te näete lõpptulemust. Jah, varsti. Wow! Täna on 7. detsember, kell on 19.50 ja me oleme jõudnud Kati juurde. Ma insertin just siia klipi, kuidas ma Katit täna hommikul ehmatasin. Ei, ma ei ehmatanud, üllatasin. Oi jumal. Palju õnne! Oh my god. Näed, vaata, mis siin sees on. Ma teen sinu pilti ka sinust koos sellega. Loe mu kaarti ka. Oh my god. See või? Jah. Kuidas nii tibideks nii? Wow. Ei tahtnud oma käega kirjutada või? Ja ma mõtlesin, mul läheb mitu korda sassis mingi saada. Mul on sünnipäev. Palju õnne! Kuidas sa kommenteerid seda klippi? Aga sa pole näinud seda klippi, aga nagu tõesti tervet hommikut. Nagu
ma tulin ja siis ma nägin kohe seda õhupalli ja siis ma nägin, et Maria võtab telefoni välja, siis ma nagu oh my god. Kati nagu oh damn. Me jõudsime Kati juurde. Ma pean ütlema, ma olen väga vippkülaline. Kati ema kutsus mu torti sööma, neil on mingi perepidu ja siis tulen mina nagu mingi. Sa oled meie pereliige. Ma olen nende pereliige. Kati tuba reaalselt. Mida pekki? Enam jõululikum ei saa olla. Nagu mulle teeb see nagu. Ja oota, nii. Nii kena. Meeldib see. Nii kena. Meie oleme valmis minema ja Maria teeb pildi. Me läheme nüüd kohe pildistama. Ja kes teda Instagramis follow, kindlasti näeb neid pilte. Jaa, täpselt nii. Ja followige mind ka. Mul on Kati _karu. Jah. Ma arvan, et kui Kati Karu panna, siis läheb ka ette. Ma arvan, et ma panen ka pilte üles, nii et. Vaat ei kõigeti siin on. Mul on vahel ikka väga naljakas. Kati ja mina oleme kurvad, sest Maria peab ära minema. Okei, igal juhul. Tšau, Kati. Oli tore teie perega kooki süüa. Ja kohe lähme. Tšau. Ma vihkan ise ennast. Enne kui ma ära läksin Kati juurde, ma tahtsin oma videod laadima panna. Siis ma mõtlesin, et et see on korras niikuinii, et ma olen seda nii mitu korda vaadanud. Ja otsustasin skippida selle ülevaatamise enne üles laadimist ja nüüd see maksis kätte mulle. Ma panin ta YouTube'i ja ma mõtlesin, ma vaatan, nagu ta oli YouTube'i kõik üles laadida, aga ta oli veel privaatse peal. Ma mõtlesin, ma vaatan ta üle enne kui see üles läheb ja nüüd ma avastasin, et ühe koha pealt on muusika, taustamuusika täiesti pekist, lihtsalt läheb ühe koha pealt nagu täisvõimlusele, ta ei olnud nagu maha taustale keeratud. Ning et ei oleks kuulnud poolt videot ning et nüüd ma teen seda kõike uuesti. Nagu editimine käis ruttu, aga nüüd ta laeb uuesti, ekspordib uuesti, sealt laeb uuesti, YouTube'i uuesti. Ja nagu kell on 10 arvatavasti seal kuskil öösel ülesse. Ma hakkan nutma kohe.